Ja nüüd on kõige olulisem hetk. Me avame avapaneeli ja ma kutsun kõigepealt tutvustan siis omalt poolt paneeli moderaatorit Heili Sibritsat, kes on Postimehe peatoimetaja asetäitja ja Postimees nädala peatoimetaja, modereerimas seda paneeli ja vaikselt panelistid, ma palun, et te asute ka lava poole ja Heili ja muusika, maksud, majanduspoliitika paneel. Aplaus! Ja kallid poliitikud, tulge juba ka, liikuge lava suunas, siin ootavad teid toolid ja anname jutuäärja üle siis Heilile. Ja kallis sektor, see paneel on mõeldud nii, et Heili juhib vestlust, aga kui teil on midagi hingel, mida te tahate kommenteerida, küsida, siis tõstke käsi. Ja meil on olemas siin tubli abiline mikrofoniga, kes leiab üles inimese, kes on tõstnud käe ja me saame vestelda poliitikutega. Aitäh, et olete siia tulnud. No nii, jätkame. Heili, sõna on sul. Nii, tere kõigile, kõik on leidnud endale kohad. Ütleme niimoodi, et mul oli teine kõne ette valmistatud, aga praegu, kui ma kuulsin poliitikute sõnavõtte, siis mulle tundus, et oota, mida me siin teeme, nad saavad kõigest aru. Et küsimus on nüüd, et mis, kui need kõigest aru saate, et miks meil siis üldse täna siia kogumene ja mis on need päris probleemid, mida me siis nüüd tuleme rääkima ja arutama, et kas see, mida me siin avapaneeli ees sissejuhatuses kuulsime, on lihtsalt siuksed ilus jutt või siis on ka seal taga reaalsed lahendused ja plaanid ja soovid. Aga meil tõesti Eesti muusikal läheb väga-väga hästi. Mina olen saanud ka osa nendest suurtest sündmustest, mis Eesti Kultuuriministeeriumi toel on toiminud, aga ka eelkõige inimeste enda õhina ja soovi põhjal, et midagi suurt ära teha. Näiteks New Yorgis suur Eesti festivali orkestrikontsert Hans-Christian Aavikuga ei oleks mitte kunagi saanud toimuda. Ükskõik kui palju raha oleks saanud sinna alla riik panna, kui ei oleks Paavo Järvit, kes usub, et Eesti muusikutel on võimalik olla maailma muusikutega võrdsed. Ta on teinud aastaid Eesti festivali orkestrit, kutsunud Pärnusse tippmuusikuid üle maailma ja andnud võimalusele noortele Eesti muusikutele nende tippudega kõrval mängida ja nüüd on need noored sama suured tipud juba maailmas. Et see näitab, kui suur olulisus on igas inimeses, kes tahab panustada. Ma arvan, et see saalides, kes täna siin on täpselt samasugused Paavo Järvid. Et teie usute, et Eesti muusikal, Eesti muusikutel on olemas see midagi, mis kõnetab maailma ja see on nagu suurepärane. Nüüd ongi see, et ainult sellest õhinast ei piisa. Et tuleb panna just nagu siin öeldi, seadusandlus, infra ja nagu riigi ja linna tugi peab juures olema. Aga veel korraks eilsest päevast, et eile oli Eesti muusikas väga-väga oluline päev, sest seesama eelpool mainitud Paavo Järvi sai nüüd Eesti selle Londoni Filharmoonia orkestri peadirigendiks. Ja kui ma eile taga rääkisin, siis ütles, et kõige selle mõte on selles, et mängida veel rohkem Eesti muusikat erinevates saalides, et viia Eesti muusikakaardini. Aga kuidas seda Eesti muusikat saab, kui meil ei ole palgalisi heliloojaid, kui ei ole võimalik õppima minna muusikakooli noortel, et need tegelikult on nagu need ju väiksed ütleme, mitte väiksed, vaid päris suured asjad, mis meil on vaja oma ühiskonnas kokku leppida ja vaadatagi, et meil oleks midagi anda sellele maailma areenile. Aga siin minu sissejuhatuse lõpetuseks ütlen teile, või palun teil enda poolt välja tuua hästi lühidalt 3 lausega. Mis on teie arvates see kõige valusam tulipunkt praegu muusika vallas ja kuidas seda saaks kiiresti ära lahendada? Palun tõesti 3-4 lausega, mitte pikemalt ja hakkame siit minu poolt edasi minnes. Palun ka väike tutvustus kohe enda kohta. 1 lause, kes olete, ma arvan küll ei vaja tutvustamist, aga igaks juhuks. Tere päevast, Tanel Tein nimeks ja Riigikogus töötan hetkel Eesti 200 fraktsioonis. Aga muusika mõttes ma arvan Eestis, kui nad on erasektori käes enamasti nagu see veduri roll, siis seal on meil kõik nagu korras, et nad teavad, mida nad teevad.
kas nad suudavad kommunikeerida seda poliitikasse selle põhjuse, miks ühte või teist asja on vaja, selles minu meelest on üks debati koht. Okei, aitäh. Tõnis? Tere, just Tõnis. Väga tore on siin Tallinnas olla, linn areneb iga päevaga. Sossi-klubis olen ma juba käinud, aga Sussi-klubis olen ma üldse siin esimest korda. Võib-olla teemade juurde, nagu minister ütles, muusikasektor on väga kokkuhoidlik. Sellest tuleb ka üks probleem, rahastamise probleem. Või mis te kokkuhoidlikkuse all mõtlesite? Ikka seda ju. Jah, seda ma sain ka aru, aga rahastamise probleemi sain ära mainida. Esinemiskohad saab pikemalt rääkida ehk ja järelkasv, interpreedid, kelleta turundada ei ole midagi võimalik. Nii et need 3 asja nimetan ära. Ja, Mihhail Kõlvart on minu nimi. Ma arvan, esimene probleem, mida on raske lahendada, seisneb selles, et poliitikute tark jutt ei tähenda ka targa tegutsemist. Et see üldfilosoofiline arutelu, mida me saame pakkuda, ei jõua kahjuks nii kaugele, et tekiks ka kontseptuaalne arusaam, kuidas sektorit arendada. Ja ma arvan, et see ongi peamine probleem, et projektipõhiselt me saame erinevaid asju teha ja arendada, aga ühtne kontseptsioon, kuidas erinevad valdkonnad omavahel siduda ja erinevad sektorid, erasektor, omavalitsused, riik, haridusvaldkond, ettevõtlus, kultuur selleks, et meil tekiks riigis prioriteet, mida me saame kultuuri arengukava alusel arendada, kus oleksid välja toodud konkreetsed tegevused mitte iseseisvalt, vaid tekiks sünergia erinevate valdkondade vahel. Ma arvan, me võime rääkida erinevatest saavutustest ja õnneks on millest rääkida, aga kontseptuaalne probleem seisneb selles, et meil puudub, ja see ei ole ainult muusika valdkonna probleem, see on üldse meie riigi, ühiskonna probleem, et selline kontseptuaalne lähenemine, mis oleks plaani vormis 20 aastaks ja kus oleksid omavahel seotud erinevad valdkonnad, et selline lähenemine täna tõenäoliselt puudub. Heidi, ja ütlen nii palju, et kui Heili siin sissejuhatuses mainis neid eeskujusid Paavo Järvi näol hetkel, siis tahan jagada ühte seika, et käisin hiljuti Paavli kultuurivabrikus, kus toimus noortebändide võistlus. Seal oli üle 40 osaleja vist esimeses voorus olnud, kus sõeluti välja siis finalistid ja lõpus toimus ka superfinaal. Et selle jutuga, ja see oli väga äge sündmus, ma ei saanud seal väga pikalt viibida, aga siiski ma olin seal ja miks ma sinna läksin, oli osalus, vaatlus, et teada saada, millega noored tegelevad. Lapsed ja noored on see küsimus, millega riik peaks tegelema nagu üldse järelkasvu küsimustes. Et see on minu meelest kõige olulisem, et praegu poliitika kujundamine küll käib läbi selle kultuuriranitsu, kus nagu lapsel on pearaha, et saaks kultuurisündmustest osa, aga harjumust lastes ja noortes läbi võimaluste tekitamise, see on asi, millega peab kõige tõsisemalt, mina arvan, tegelema, sest muid asju ei ole nii keeruline teha, et see on valdkond, millele me peame fookuse suunama. Mina olen Kaarel. Ma ühtepidi tahaks nõustuda nagu mitme asjaga, mis ennem on öeldud, aga et nõus, raha küsimus on alati küsimus ja ma arvan, et see ei ole üldse nagu tabuteema, et selles mõttes, et raha on kultuurivaldkonnas puudu, muusikavaldkonnas puudu, see nii-öelda kahaneb kogu aeg aga see ei ole küsimus ainult nii-öelda nagu riigi või Tallinna linna otsa vaatamist, see on laiemalt, see on selles mõttes, tegelikult ma ei arva ka, et nii-öelda erarahastusega on kõik hästi, et selles mõttes raha valdkonda tuua ükskõik mis viisil, sellest tuleb kogu aeg võidelda, sellest seista. Selles mõttes see on selline olelusvõitlus, mida tuleb kogu aeg pidada. Aga teine asi, mille peale ma jäin mõtlema, et see kõige suurem probleem tegelikult on ikkagi see laiem ebakindlus. Et selles mõttes maailm suudab meid üllatada enam-vähem igal hommikul millegagi reeglina ebameeldivaga. Ja see viib mind
selleni, et minu meelest nagu ma tahaks öelda, et me oleme just vastupidises olukorras kui see, millest Mihhail rääkis, et see ideaalses maailmas teeme selliseid nagu pikki plaane, proovime valdkondasid siduda, loome endale nagu, proovime leida mingi kokkuleppe, milles suunas me liigume. Aga täna, kui me tegelikult ei tea, millises maailmas me homme üles ärkame, mis aasta pärast on, mõelge viimase 6 aasta peale, selles mõttes see on hullumeelne aeg, kus kogu aeg maailm muutub. Selles olukorras vastupidi, mulle tundub, et me peaksime väga palju julgemad olema tegema kiireid otsuseid, valmisolekut ka otsuseid tagasi pöörata. Me kindlasti jõuame kohe umbes 15 minuti pärast käibemaksu küsimusteni. No proovime ära, aga lepime kokku, et kui ei toimi, pöörame tagasi. Et selles mõttes valmisolek pidevalt kiiresti reageerida ja nii-öelda läbi närida ennast sellest bürokraatiast või sellest, et ei saa selle sama klausliga, et ärme kogu aeg nagu arutle, mis võib saada, vaid jõuame sinna, et kui ei toimi, siis otsustame uuesti, teeme uuesti, et seda mingit kiirust või mingit nagu tempot on vaja selleks. Tere, minu nimi on Ilmar. Siin eelnevalt on nüüd ring täis saanud kõiki häid mõtteid. Mulle väga meeldis, et Kaarel ka siis oponeeris, võttes mult selle võimaluse ära. Aga ma saan jälle teistpidi rääkida oma viimasest kogemusest, et tehes oma viimast dokumentaalfilmi panin ma sinna ühele stseenile alla Arvo Pärdi muusika mängima. Ja produtsent vaatas seda ja ütles kohe, et me ei saa seda endale lubada, see on liiga kallis. Aga proovime. Saimegi tulemuse, jah, see oli liiga kallis ja siis küsisime Mikk Pedajalt, et kas sa saad teha midagi sama head, kui Arvo tegi. Jah, saan küll, vastas ta ja tegi ja seni ei ole keegi pahandanud. Mis mulle näitas seda, et meil on nagu ka järelkasvu võimalus olemas. Aga sealt edasi, kui ma arvan, et mis on kultuurivaldkonnas üldse üks suurimaid probleeme, on ootuste juhtimine selles mõttes oma iseenda jaoks ja oma valdkonna sisse, et seda suurt pilti vaadates, rääkides ka sellest samas, millest Kaarel rääkis äkki maailma sündmustest, siis riigi vaates on ju meil defitsiidis riigieelarve, mis tähendab seda, et ühel hetkel varem või hiljem hakatakse mõtlema, et võib-olla nii pikalt miinuses elada ei saa. Ja seejärel hakatakse vaatama, kus seda saab ära. Loodame, et sõjad saavad läbi, võtame kaitsekulutusi natuke ära, aga see ei ole viimane asi sellest miinusest. Siis tuleb terve sotsiaalvaldkond, mille lahendust veel ei teata. Ja siis ühel hetkel jõutakse nagu väga tõsiste küsimuste peale, kus kultuuris saame rääkida ainult sellistes terminites, et tuletame meelde, et see ei ole ainult kulu, vaid tõepoolest ka see, mis kusagil teisest kohast võib natukene sisse tuua ja teistpidi, et tähtis, et see keskkond oleks selline, kus mis sõnasta palun probleem? Probleem on siis see, et meil hakkab kärbime. Ma ütlen seda, et lootus, et meile homme avanevad külluselaekad ja valdkonda tuleb hästi palju toetusrahasid, et seda ma ei usu, et juhtub. Et pigem meil jääb raha vähemaks on see probleem, mille sina tood välja? Ma kahtlustan, et lähima 3-4 aasta jooksul me riskime sellega, et meil jääb raha pigem vähemaks, kui et oluliselt rohkemaks. Jah, karta on, et Ilmar ütles välja selle tõe, millele me peame otsa vaatama, aga me oleme ju optimistid ja muidu me Eestis elada ei saaks. Me teame, suvi tuleb niikuinii, sääsed lähevad ära ja Venemaa ei tähenda meile mitte midagi. Hirmsamat, me oleme alati hakkama saanud. Ehk siis tegelikult kultuurirahast me ei räägi praegu niimoodi, et see jääb vähemaks. Me ikkagi tahame, et see kasvaks või siis oleks vähemalt sama suur, kui oli mõned aastad tagasi. Aga kas me ei võiks seda asja lahendada niimoodi, et me võime küll rääkida eraldi rahast, aga nagu siin juttudes on välja tulnud, on veel terve rida küsimusi,
mida on võimalik lahendada ilma, et me räägiksime ainult rahast. Absoluutselt ja sinnani me kohe jõuame. Nii, aitäh. Taas ma pean ütlema, et kui te oleksite minu õpilased 5+, kõik on asjadest õigesti aru saanud, et fantastiline poliitikute kamp, et niimoodi võib Eestis kultuuripoliitikat teha küll. Hakkame siis tegema. Palun kõigepealt näitame veel paari slaidi, esimesed slaidid, et kus meil on näha, kuidas meil on Eesti muusika edulood. Et kõigepealt on esimene slaid selle kohta, mis meil eelmisel aastal on Eesti artistid, kes on käinud välismaal esinemas ja need on siis olnud edukad kontserdid. Tõenäoliselt siin ei ole kõik ära mainitud, aga jah, see on näha, kui suur tegelikult huvi Eesti artistidel on väljapoole minna ja kui suur huvi on tegelikult ka väliskontserdi korraldajatel Eesti muusikat tutvustada. Et nagu näete, siin ei saa välja tuua ühtegi muusikavaldkonda. Loomulikult oli Arvo Pärdi aasta, aga ka popmuusikas ja folgis ja igal pool on samamoodi väga kõvad tegijad, kes siis on köitnud muusikas oma publikut väljaspool Eestit. Palun ka järgmine slaid, mis näitab meile siis, et kui oluline tegelikult on käia mitte ainult väljaspool, vaid ka siin korraldada kontserte, sest et kui te loete siin neid numbreid, siis kui suur hulk tegelikult kontserdi publikust tuleb Eestisse, sest siin on ägedad asjad. Ja kuskil on meil ka selline slaid, mis näitab, et kui näiteks Saku Suurhallis oli Metallica kontsert, siis 20% tõusis seal või üle 20% lihtsalt seal kõrval olevas poes käijate hulk. Et see minust näitab nagu suurepäraselt seda, et kuidas kontserdid võivad mõjutada majandust ja just positiivses suunas. Aga siit, et lähemegi esimese teemaploki juurde, mis siis on, mis te arvate, et kui oluline on meil see, et meil oleks muusika eksport ja miks see oluline, et ärge rääkige palun sellest, et Eesti kultuuri nagu tutvustamiseks on oluline ja mida me saaksime teha, et see eksport oleks suurem, võimsab, kes tahab alustada, annan siin, ei hakka järjest minema või, et jah, nii, kõigepealt Tõnis, palun. Miks ei tohi rääkida sellest, et Eesti kultuuri tutvustus oleks suurem? Sellest võib ka rääkida kindlasti. Sellest võib, aga see on nii elementaarne, sellepärast. Absoluutselt. Aga tõepoolest see, kui siin käivad esinejad, kellel on teatud külgetõmme ja kui lätlased, soomlased võib-olla kaugemalt ka käivad seda vaatamas, see on väga suur asi. Tõenäoliselt sellest suurareenist me saame rääkida, aga esinemiskohtade võimalusi, neid tuleb vaadata ikkagi aastate ja aastakümnete peale ette, et mitte teha rumalaid otsuseid. Näiteks seesama Metallica, mitte ainult poes ei tõusnud käive, vaid ka koolide ühiselamud panime Tartus täis ja müüsime kohad nendele, kes ööbida suutsid, kui Tartus Metallica oli. Nüüd on vaatamata esialgsetele kavatsustele ehitatud Eesti Rahva Muuseumise tagumine lennuvälja osa kortermaju täis ja seal on hoopis teised tingimused kontsertide korraldamiseks, millest Tartu väga palju saaks. Praegu räägitakse positiivselt sellest, et me teeme kiirrongi, eks ju, Häädemeeste ja Tallinna vahele, aga kui Tartu-Riia ühendus pandi, siis on nii palju õiendamist, et miks seda keegi sinna ei tule, aga suurüritustele kahtlemata see rong oleks täis, mis Riiast Tartusse sõidab. Nii et see infrastruktuur sinna juurde, seda ma tahan rõhutada, on tohutult oluline, muidu me neid artiste siia niimoodi ei saa ja sellega tuleb jätkata, selle ekspordi suunda tuleb parandada muidugi. Infrastruktuurini jõuame mõne hetke pärast, aga Heidi, palun. Ma tahtsin nimetada võib-olla ära need asjad, et mida me oleme jõudnud teha, sest et paljud uudised või paljud tegevused, paljud koostööd, plaanid, otsused ei ole tegelikult meediasse nii hästi jõudnud, et seesama ekspordi teema näiteks, et eelmisel kevadel oli esimest korda üldse vist kultuuripoliitika ajaloos see hetk, kus kultuuri käsitleti majanduskabinetis, ehk siis ta jõudis ametlikult majanduskabineti valitsuse tasandil. See on väga suur samm.
ja nüüd, mis sellest siis edasi saab või mida see on tähendanud, et mida siis luuakse või et mis sellest edasi juhtub, on see, et nüüd Majandus-Kommunikatsiooniministeerium loob koos Kultuuriministeeriumiga strateegiakava, kus on siis eksport ja kultuur koos loomemajandusega, mis jõuab valmis dokumendini selle aasta juunis, mida meile esitletakse siis valitsusliikmetena ja avalikkusele ka kindlasti. Et need arutelud on ju toimunud koostöös sektoriga ja selles on nii-öelda oma käiguplaanid ja omad ideed ja kavad, kuidas seda valdkonda siis paremini ja teaduspõhisemalt ka toetada, kus on Saad sa tuua mõne näited, mis seal siis muutub nagu reaalselt? No näiteks ekspordistrateegia, et me juba praegu sellel aastal saime panna ekspordi ja rahvusvahelistumise kavasse toetusmeetmetesse juurde 1 miljon. Selle kogusumma ei ole kunagi varem nii suur olnud. Käesoleval aastal on ta 1,5 miljonit nüüd kokku. Ja see tähendab seda, et kõik need bändid, esinejad, orkestrid, koosseisud, kes on Eestile nime teinud, et nende tähelend saaks kõigepealt jätkuda seni, kuni siis arengukava koos majandustoetusmeetmetega siis nii-öelda nagu reaalseks saab läbi järgmise riigieelarve strateegia, et me liigume vaikselt sinnapoole, ma arvan, et nii sisukat tööd tegelikult ei ole tehtud siiamaani ja see võtabki aega. Et see juba, et kultuur on tunnistatud ametlikult majanduse osaks sellisel poliitika tasandil, ma ütlen, et meie jaoks, jah, siin ma ütlen ka meie, olles koos selle valdkonnaga, oli see justkui nagu ammu selge, aga poliitika kujundamisse on ta alles nüüd jõudnud. Aga üks küsimus, et kus see 1 miljon tuli, et kas see tuli sisemistest arvet, tuli meie sisemiste kontserdite arvelt? See ei tulnud, selle ma sain viimasel hetkel riigieelarve 3. lugemise ajal. See on lisaraha siis kultuuri? See on lisaraha, just ekspordi rahvusvahelistumisse. Mihhail, palun, ja siis Tõnis. Ja no mulle tundub, et tunnistada, et kultuur on majanduse osa, ei olegi vaja. See on iseenesest mõistetav. Pigem küsimus on selles, mis on need majandusinstrumendid, mida tuleb rakendada selleks, et kultuuri ja arengu mõjutada ja läbi selle saada ka ressurssi majandusele tagasi. Et see on, ma arvan, sisuline arutelu koht. Ja võib-olla alustada oleks vaja ikkagi sellest, et peab olema sisemine arusaam, et on olemas pärandikultuur ja on kommertskultuur. Ka pärandikultuur võib olla kommertskultuuri sisuga, aga eelkõige pärandikultuur vajab toetust. Kommertskultuur vajab tingimusi. Aga kui me otsustame, et kultuur ei ole ainult majanduse osa, vaid ka majanduse instrument, siis mitte ainult tingimusi, vaid konkreetseid projekte ja tegevusi. Ehk siis maksusüsteem, ja siin ma ei ole muidugi nõus sellega, et maksudega saab mängida. Et teeme ära, vaatame, kuidas töötab ja siis mõtleme ümber ja tõmbame tagasi. No, me seda viimased paar aastat oleme näinud. Me näeme, kuidas see mõjutab majandust ja majandusseis mõjutab kultuuri. Ehk siis selline lähenemine pikemas perspektiivis ei ole muidugi jätkusuutlik. Aga kui on olemas selge prioriteet, siis ka maksusüsteemis tuleb leida neid võimalusi, kuidas prioriteedi toetada. Väga hea, see on, et maksusüsteemi saab siiski muuta, kui on selged argumendid, sinna me jõuame. Ja siis see peab olema pikaajaline plaan, see ei ole nii, et proovime ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et tuleb lähtuda sellest, et kultuur ja muusika majandussektorina omab erinevad harud. Ja selleks, et see sektor töötaks instrumendina ja edukalt, tuleb neid harud ka teenindada, selleks, et harud omavahel saaksid teenindada muusikat. Ehk siis kõik see ettevõtlus, mis on üles ehitatud kultuurisektori ümber, muusikasektori ümber, nendele ettevõtetele tuleb luua võimalusi ja see omakorda annab ressurssi selleks, et kultuuri ja muusikat teenindada. Absoluutselt nõus, aga küsimus ongi, et kuidas need võimalusi luuakse. Aga sinna peale lähme hetke pärast, et nii kõigepealt Tõnisel oli käsi ja siis läks Kaarile ja Ilmarile. Aga jah. Pärimuskultuuri me oleme osanud
päris hästi ka kaasaegses muusikas turundada, see on väga hea. Laulupidude kui pärimuskultuuri osa turundamist ma ei pea võib-olla esmaseks, kuigi see on ka ekspordiartikkel, seda tuhandeid inimesi seda vaatama. Aga kui rääkida majanduskabinetist, siis minu arvates koroonaviiruse tuleku ajal olid praktiliselt kõik valitsuse kabinetid, olid ka majanduskabinetid. Ja vaat siis õnnestus küll valitsusele selgitada ja turismisektor oli väga kade, et kuidas on võimalik, et kultuur saab rohkem koroonatoetusi kui turismisektor. Aga just sellepärast, et turism millelgi ju baseerub, mingitel üritustel, sündmustel, et kultuur toidab tegelikult majandust väga selgelt, sest lihtsalt oma raha eest päikeseloojakut ei tule siia keegi vaatama, ikka sündmusi tullakse vaatama, muinsusobjekte, muid niisuguseid asju. Ja hästi lõpetuseks see, et kahtlemata need samad meetmed, mis on spordisündmuste puhul, mis on ka kultuurisündmuste puhul proovitud rakendada, nende mahtu tuleks selles mõttes kasvatada. Aga neid me oleme kasvatanud. Just, et edaspidi ka, et kui on selge, et kasu tuleb rohkem, rahaline arvestus, siis see nii-öelda tagasimaksesüsteem või ka ettemaksesüsteem töötab, et nende sündmuste rahastamine, see on ekspordi tugevdamine kindlasti. Nii palun, Kaarel. Vastuseks ju küsimusele, et eksport on oluline. Aga siit ongi see, me kuidagi praegu jõudsime sellesse, et kuidas inimesi siia tuua ja taaskord nõus, loomulikult see on ka oluline, siin on palju teha, aga ma väga nagu loodan selle peale, et kui Kultuuriministeeriumis on nüüd mitu aastat mõeldud ja arutatud erinevate valdkondadega seda eksporti nii-öelda ka väljapoole või meie loovisikute viimist väljapoole, siis see on selles mõttes tohutu potentsiaaliga suund, et kui meil on ka nagu väiksemad edulood välismaal, siis lihtsalt nii-öelda majanduslikus võrdluses see, mis võiks potentsiaalselt siia jõuda läbi selle, see on nagu pöörane. Mõnes mõttes ei ole teist nii eskaleeritavat majandusvaldkonda nagu sellises ekspordis. Loomingu puhul või kultuurivaldkonnas on üks tohutu väärtus, mida me nagu selles valdkonnas aksepteerime, mujal mitte, on see, et kuidagi on okei eksida. Et võib eksida, võib olla nii, et ei tulnud välja, aga me ei kanna maha loovisikuid, vaid ta saab järgmise võimaluse või ta peab saama edasi teha ja see on okei, või see on normaalne, et kõik ei tule välja. Ja siit ma jõuangi sellesse samasse, et kui meil on nagu väga aastaid läbi mõeldud see, nagu, et mida me saame teha ekspordi suunas, siis siit järgmine küsimus on see, et järgmise 1 miljoni võiks panna selle peale, et meil on mingi nagu punt inimesi, eksperte, kes sellega kogu aeg tegelevad, jätkavad selle dialoogiga ja tegelikult on valmis kogu aeg jooksvalt reageerima. Ma kuulsin natuke aega tagasi mida sa mõtled selle all, et jooksvalt reageerima? Vaata see, et meil võiks olla, valdkonnad on väga erinevad. Kui me räägime muusika ekspordist, kunsti ekspordist, ka kirjanduse ekspordist, need valdkonnad on selles mõttes väga-väga erinevalt toimivad. Aga sellest, et meil on inimesed, kes neid valdkondi päriselt tunnevad ja kelle põhitöö on kogu aeg. Meil on niisugused valdkonna eksperdid olemas, aga lõpeta lause. Aga anname neile selle 1 miljoni aastas, et nad saaksid seda tööd õigesti teha. Ma selle mõttes, ma toon selle näite, et meil ei peaks olema iga kord kuidagi nagu rahvuslik traagika see, et kui Eesti esitatud film Oscarile kuidagi tundub potentsiaalikas ja kusagilt on vaja leida 250 000 eurot, et seda turundust seal teha või need Eurovisiooni tossud on ju, mis iga kord on see, et me hakkame nagu seda senti saagima selle koha peal. See näide sellest, et ma kuulsin mõnda aega tagasi, et Olga Temnikova nagu põhimõtteliselt Soome kaasaegse kunstivaldkond kutsusta, et kuule, sa oskad seda värki, tule. Siin on ju sulle tegevuseelarve, maksame sulle palka, aita meie kunstnikud lihtsalt nagu ise ütled, mis on õige teha. Et sellises valdkonnas meil on muusikainimene, kirjandusinimene, filmiinimene,
teatriinimene, kellel on see 1 miljon aastas, et Kaarel, proovida. korraks Ja on- siis eksime, mõnikord eksime, aga mõnikord läheb õnneks. Ja nii, anname korraks Avele sõna, sest et Ave on just see inimene, kes sai iga raha. aasta küsib. Sul ei ole püsirahastust, on ju, Tallinn Music, ütle see. Music Estonia. Estonial on ju püsirahastust, vaid iga aasta küsid sa kust kohast raha ja kuidas see toimib. Kommenteeri palun seda. Ja kõigepealt aitäh Kaarel ka ja aitäh kõigile muidugi, aga aitäh, et sa oled nii julge ja just neid uusi ideid ka tood välja, et eksport tõepoolest nõuab investeeringut. Eksport selleks, et minna välja, seal on väga palju ikkagi vaja tuge ka nagu taha panna just õigel hetkel, nagu välja tuuakse, et kõik see praegu põhineb projektirahastustel ja see on väga head uudised, et kui tuleb 1 miljon juurde ja see on kõik väga suurepärane, aga et kuidas neid meetmeid siis disainida, aga niimoodi, et see oleks pikaajalisem, et me saaks ette planeerida, et oleks erinevad siis tõepoolest võib-olla sihuke ekspertkogukond, nagu ka meie organisatsioon saab siin nagu kaasa mõelda, et kuidas siis erinevad lahendused või erinevad meetmed oleks olemas ja nad oleks ka kasutatavad, et me ei saa korraldada riiklikku esindust, kui me saame teada vastuse 6 aega varem näiteks ja nii edasi, sellest me oleme rääkinud nendest asjadest, aga võib-olla tõesti, et kuidas siis päriselt neid asju ära teha, et praegu me seisame jätkuvalt sellega silmitsi. Meil on baastegevustoetusena olemas, mis moodustab 20% alla selle meie kogu eelarvest, sest ülejäänud raha tulebki projekti toetustest, me räägime Euroopa rahast, me räägime kaasfinantseeringutest. Ma arvan, me taotleme üle 20 korra aastas, et see on tohutu ressurss, mis lähebki juba ka meil esindusorganisatsioonina Puhtalt paberite tegemiseks. Aga no, jah, see on kõik ministeeriumi, kas Eesti Kultuur Maailmas, see on Loov Euroopa kaasrahastusfondid, see on Eesti Kultuurkapital, nii et kõik, mis on meie valdkonnale olemas, on ka meile, aga see on see tõsiasi, et sellises süsteemis me toimetame. No nüüd ongi küsimus, et kui eksport ongi strateegiline konkurentsivõime, et kuidas seda viiagi pikaajalisemaks ja läbimõeldumaks lihtsalt. Et me saame koos sellest natukene, kui see on ka projektipõhine, natuke pikaajalisemaks ja saame päriselt natuke ka katsetada ja tuge juurde anda. Nii, korraks, aga vaatame, et peame selle Eesti kultuuri välismaale viimise natuke tagasi tõmbama, muidu me Eesti kultuurini siin koha peal ei jõuagi. Nii, et palun kiiresti ja Ilmar, vabandust, et vaatasin kella vahepeal. Jah, tahtsin ütelda, et nüüd siis kõigepealt oma filmimätta osast, et ma võiksin väga vabalt siia võtta Eesti filmiekspordiga tegelevad inimesed ka kirjandusmaailmast ja kunstimaailmast ja nad kõik rääkisid täpselt seda sama juttu ja siinkohal peame kadedusega tunnistama, et muusikal on üks oluline eelis. Et muusikal ei ole sõnu vaja. Et see, mis Eesti eksporti, kultuuri eksporti tihti peal takistab, need on sõnad. Noh, ma pean tunnistama näiteks, kui mina olin noorem, siis ma ei hoolinud sellest, mis oli välismaalt tulnud laulude sõnadeks. Ma võtsin seda lihtsalt kui muusikat. Ja selle puhul me tegelikult juba ka näeme, et kultuurivaldkonnas reaalselt ilmselt kõige kaugemale või kõige suuremad edulood ongi seotud muusikaga. Ja nüüd siis ekspordist omakorda toimib loogika, et toeta tšempionit. Mis tähendab, et me võiksime panna näiteks Eesti kirjandusse, ma loodan, siin ei ole liiga palju kirjandusinimesi, kogu oma raha, aga kirjandusse pandav raha ei too kaasa võrdlevalt suuruses nagu loomemajanduse mõttes eksporti, kui see on see raha, mille me paneme muusikasse. Jah, muusikat on kõige lihtsam turundada selles osas, see on kõigile rohkem arusaadav. Aga siin tuleb AI, mis teeb ka muusika ära. Teine pool, mis ma tahan sinna juurde ütelda, on see, et kui me vaatame siis nüüd selle ekspordi sisse, seda on siin juba hakati tegema, siis on selge see, et need üksikud instantsid ei ole kõik erineva kaaluga, ehk et laias lahtus on ju väravahoidjad või gatekeeperid on levitajad. Ja selles suhtes meie suurim küsimus on see, kas meil on oma gatekeeperid või kas meil on oluliste gatekeeperite juures jalg ukse vahel või mitte. Ja see on see koht, mis tegelikult otsustab kõik järgmise. Et välismaale minnes on meil hea see, et seal on juba need saalid välja ehitatud, meie ei pea sinna panustama. Aga Eesti kultuuris ikkagi ja muusikaväljal on väga suur küsimus selles infras.
linnahall, suurhall, siis on ju Ersool saal, siis on ju veel Estonia saal, mis on siis mõeldud ooperiteatrile ja nii edasi, siis need klubid, hallid ja muud. Meil on palju juttu, et mida me kõike vajame. Aga reaalselt hetkel ei ehitata nagu mitte midagi. Et lähme siia selle kontserdipaikade, kontserdisaalide juurde, et kas meil selle kohta oli ka mõned head slaidid. Ja palun Helenile kõigepealt sõna. Ma tahaks tegelikult anda Live Nationile sõna, see slaid, mis on taustale, korraks Mart ja Eeva kommenteerivad, et siin on see, kui palju käib väliskülastusi, aga jutt sellest, et asi on hooajaline, on ju. Just. Aitäh, et kõik need artistid seal ekraani peal on Eeva meile siia toonud raske tööga ja see keskkond, mida me siin selleks vajame, tegelikult täna seda liiga hästi ei toeta, et selleks, et see nimekirja oleks pikem, peaks tegelikult olema keskkond natukene parem. Ehk täna on natukene see olukord, et maailma mõistes on üks huvitav prognoos. 2024 oli kontserditurism 100 miljardit eurot. 2032 prognoositakse, et see on üle 400 miljardi. Ehk rohkem kui 4-kordne 8 aastaga. Ja siin on meie küsimus selles, et kas me kujuneme siis selles vaates Euroopa magalaks, kust inimesed sõidavad siis rongiga Tartust Riiga, mitte vastupidi, või me tegelikult suudame sellest asjast võtta jupi ise. Ja mulle tegelikult väga meeldis Mihhail Kõrvarti lihtne ja selge mõte. Me vajame tegelikult toetavat süsteemi, mitte toetusi selles valdkonnas. Ja kui me oleme konkurentsis, kui meil on olemas hall, kus aastaringi üritusi teha, kui me oleme oma käibemaksuga konkurentsis, siis me tegelikult suudame jätkusuutlikult neid asju siia tuua ja meie majandus võidab. Ehk et hästi lihtne näide, et see sama viimane kontsert sealt ACDC majandusministeeriumi valemi järgi arvutades oli kasu Eesti majandusse 30 miljonit eurot. Käibemaksu maksime me sealt 1,5 miljonit eurot. Kui oleksime nii-öelda konkurentsivõimelise käibemaksuga, siis oleksime maksnud natukene rohkem kui poole vähem, on ju. Oleksime sealt võib-olla 800 000 ära maksnud. 800 000 versus 30 miljonit on see nii-öelda selline otsene küsimus. Ja teine küsimus on siis ka kõik need muud teemad seal juures, et see sama, millest Heidi rääkis, kuidas noori kultuuri juurde saada. Et tegelikult, kui ta käib seal kontserdil, siis ta tegelikult läheb sinna muusikakooli suurema rõõmuga. Tegelikult on ta kui see kool on olemas. Kui see kool on olemas ja tal on suurem hind pingutada selle nimel, et olla kunagi sellel suurel raval ja see, kes ekspordib ehk, et lihtsad asjad, jah, infra, kus asju teha ja tegelikult konkurentsivõimeline siis maksusüsteem. Aitäh. Eeva tahab. Ma ei tea, mina toon välja selle, et meil nagu räägitakse, need suurused on erinevad asjad, et siin räägitakse, et meil on siin juba suur saal olemas, et Unibet või et siis kui me ehitame linnahalli valmis, et siis on kõik hästi. Tegelikult ei ole mitte midagi hästi. Et meil on praegu niimoodi, et igapäevaselt ma puutun kokku sellise probleemiga, et me oleme täiesti nagu häbiväärses tegelikult olukorras, kus me teeme nagu 3 riigi peale pakkumisi, paneme siis suured rahad kokku ja tihtipeale on see, et Eestit me sinna lülitada ei saa, sellepärast, et Eestis ei ole kuskil mitte midagi teha. Ja ma lihtsalt loen ette mõned asjad, mis meil on näiteks, mis on minu laualt läbi käinud. Need on ainult, see on murdosa nendest asjadest, et näiteks nagu mis on meie käest ära libisen, mida Eestisse ei ole tulnud, ei tulegi ja ma lihtsalt nagu, mis mujal maailmas toovad kokku, müüvad miljoneid pileteid, nad on siis kas suured areeniartistid, suured staadioniartistid, näiteks nagu meil on praegu Riias A$AP Rocky, see on siis nii-öelda maailma top 5 räppari hulka kuuluv artist,
Pitbull, mis on hetkel küll siis nagu staadionitel, aga nagu täiesti fenomenaalne, ilmselt teeb siseareenide show'sid ja ilmselt Tallinnasse ei tule, kuna Tallinna areen oli nii väike. No nimetagem One Republic, Sarah Larson, Dua Lipa, Ray, Maroon 5, Robbie Williams, Backstreet Boys, Sabrina Carpenter, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Alex Warren, Katy Perry, Tame Impala, Tate McRae. Lihtsalt see on niimoodi, et kui ma seda nimekirja vaatan, mul tuleb nutt peale. Aga küsin täpselt, nad ei tule sellepärast, et meil ei ole areeni, meil ei ole areeni, me ei saa teha, kui artist ütleb, et ta teeb siseareeni tuuri, siis meil ei ole mõtet pakkuda talle 8500 areeni, sellepärast et tänasel päeval on Unibet tehniliselt nii maha jäänud, et need suured produktsioonid, maailmatasemel nimed ei mahu sinna sisse ära. Kui suurt meil oleks vaja? Meil on 15 000 capacity'ga areeni vaja, normaalselt, mille katus kannatab, kuhu saab riputada, kuhu saab panna ekraane. Ja see ei ole ainult nagu kontsertide jaoks, see on nagu spordiürituste jaoks, see on nagu messide jaoks, see on konverentside jaoks. Seal on nii palju võimalusi, kui meil seda ei ole, me räägime, et meil ei ole ja me ei saa, aga me ei hakkagi saama, sellepärast, et meil ei ole. Et siis kuidas me toome neid asju ja muu maailm läheb eest ära, et me oleme oma geopoliitilises situatsioonis niigi nagu kuskil nurga taga. Te ei kujuta ette, mida peab üks inimene tegema, et saada siia AC/DC-t, on ju. Et see, et mul on nagu, ma ei tea, roos jala peal ja ma olen nii närvis, on ju, sest et sa hoiad nagu igat telefonikõnet mõtted, et kas tuleb ära või ei tule, kas tuleb ära või ei tule, sest nii palju suuri turge on ees oma suurte areenide ja staadionitega, on ju. Aga miks nad siis üldse siia tulevad praegu? See on lihtsalt töövõit ja ongi, et sa käid ringi ja turundad lauluväljakut või Eestit ja et mis on nagu pärast on nii äge, kui nad kõik siia jõuavad. Nad on täiesti nagu sillas, sest see, mida nad siin Eestis näevad, ongi, me teeme nagu maailma parima produktsiooni, me nagu toidame neid Eesti kõige puhtama toiduga, me oleme ülitäpsed, me oleme ülikorrektsed. Et tegelikult meil on siin nii palju potentsiaali ja me oleme tihti valitud tegelikult nagu need töövõidud kõik tähendavad seda, et neid kontserte pole olnud näiteks naaberriikides Soomes või Lätis, Leedus. Ja nende turistid tulevad siis meile? Turistid tulevad meile. Ja nad ei tule 1 päevaks või 3 päevaks vähemalt? Nad tulevad 3 päevaks või 4 päevaks ja vaadake, mis toimus AC/DC linnas. See linn oli täiesti teistsugune ja sul on nagu reaalselt nagu, et sa tunned ennast nagu päris elus, nagu päris linnana. Siin oli väga hea sisukas kirglik vestlus, aga siit ma küsingi Mihhail Kõrvalt, kõigepealt teid, et mida linn saab ära teha selleks, et meil oleksid need suured staarid siin? Ja ma arvasingi, et selline küsimus tuleb, et kas mulle meeldivad kontserdid või mitte, et kas ma tahaks, et nad kõik tuleksid. Loomulikult tahan. Ja ma arvan, et kui siin tekib ring, siis igaüks ütleb, et ongi vaja. Muidugi. Aga mida me teeme selleks, et saaks? Kes ehitab? Ja mul on nagu tegelikult konkreetne ettepanek. Ükski omavalitsus, sealhulgas ka Tallinna linn, ei saa selle projektiga hakkama. Ilma selleta, et tekiks koostöö riigi ja erasektoriga. 2 põhjusel. Esiteks investeeringute maht ja teiseks seda on vähe. Et see ei ole tõsine jutt, et lihtsalt ehitame halli. Selleks on vaja, et tegelikult see hall on nööp, tuleb ka pintseku ehitada. Ehk siis tuleb ka vastava taristuga selleks ette valmistada, selleks, et see sünergia oleks efektiivsem. Nii, aga siin on kõrval ka riigi esindajad. Ja ma jõuan sinna, et saage tuttavaks, teeme ära. Ja praegu on tegelikult unikaalne olukord, et raha niikuinii ei ole, seda kunagi ei tule, aga vahepeal tuleb. Praegu tuleb raha Euroopast umbes 6 miljardit ja praegune valitsus sellega ju tegeleb, et valib prioriteete. Et okei, Tallinna haiglat ei tule, raha sinna riigi poolt ei tule, me ei peagi kaua elama ja olema terved, aga vähemalt me võiksime olla õnnelikud. Ja see hall võiks seda ka tuua. Ja siin võikski olla selline lähenemine, et kultuur ei ole lihtsalt osa majandusest, vaid see on instrument. Ja see instrument ongi multisektoraalne.
et kui, ma jõuan sinna, et kui riigi poolt tuleks signaal näiteks Tallinna linnale, aga teeme ära koos, siis linn peaks mõtlema ka selle peale, kuidas leida selline koht, ja ma arvan, see koht ei ole siin nagu arutelu teemaks, vaid leida see koht, kus luua vastavad sünergiad, kus on võimalik luua terve linnak, kus oleksid vastavad teenused, restoranid, ööklubid, hotellid ja nii edasi. Ja see oleks tõepoolest majandusinstrument, mida on võimalik ka läbi kalkuleerida. Väga hea, aga küsin, et mis siis, et Tallinna linn leiaks aitaks leida selle pinna, kuhu ehitada ja siis oleks vaja riigi poolt valmisolekut kokku leppida ja siis te saaksite ühe laua taha istuda või ei, no istuda me saame ju ka samamoodi, samamoodi. Et mis täna takistab seda mida oleks vaja, on vabandus, et see kõlab võib-olla bürokraatlikult, aga tegelikult on vaja, et tekiks tõepoolest süsteemne nägemus, et on olemas riigi toetus, linn on valmis investeerima, erasektoril on huvi investeerida selle ümber. Loomulikult tuleb kompetents sisse, loomulikult linn ega riik ei hakka selle superhalliga tegelema. Peab tulema kompetents sisse, rahvusvaheline kompetents ja kõik on arusaadav. Aga peab üles ehitada ökosüsteemi selle ümber. Ja siis see on analüüsitav majandusinstrument, mida oleks võimalik nagu rakendada. Aga unikaalne võimalus tekib praegu, kui tuleb see Euroopa fond, et leida sinna tõepoolest 120–150 miljonit pluss linna investeeringud pluss riigi investeeringud. Täna sellist signaali kahjuks ei ole. Okay. Nii, Heidi, palun anna signaal, et... Mul on selline tunne, et me ju, kõik inimesed ju teavad, et me oleme suurallist, universaalallist rääkinud, kõik need inimesed ju teavad, kes siin saalis istuvad, et natukene paneb imestama nagu see just minu paremal käel istuva. Ma küsisin väga otse peaministri käest, kuna oli vastav arutelu sel samal teemal, ma küsisin konkreetselt peaministri käest, kas on võimalik, et valitsus eraldab raha investeeringuks ja lugupeetud peaminister vastas, et tema arvates see on ikkagi erasektori projekt ja erasektor peaks investeerima. Et kuna see otsus peab tulema käesoleva aasta jooksul, see, et riik seda on arutanud, sealhulgas ka Tallinna linnaga, seda me teame. Me isegi teame ka seda, et delegatsioonid käivad ümber Euroopat ja vaatavad, kuidas see tore hall võiks välja näha. Aga kui me räägime reaalsusest, päris maailmast, siis see aken tekib praegu. Praegu tulevad Euroopa vahendid. Järgmised 3-4 aastat, nagu oli öeldud, seda raha pole kuskilt võtta. Kui seda Euroopa ressurssi jagatakse nii, et see hall ei saa 100–150 miljonit ja see ei ole suur raha, siis lähiaastatel seda ei tule. Ükski omavalitsus ja erasektor seda iseseisvalt ei suuda ehitada. Ma annan korraks Tanelile sõna, sest tema on selle suurhalliga seotud. Palun tee meile väike update, mis seis meil on praegu. Et miks nad vaidlevad? Aitäh. Ma tegelikult alustan kaugemalt. Mitte liiga kaugelt. Ei, selles mõttes on kõik seotud, et tegelikult kogu auditoorium on kuulanud seda juttu 10 aastat. Ma arvan, et siin ei ole mõtet selle, nagu Heidiga ütles, pidama jääda. Tegelikult see ekspordi koht oli siin märgiline koht. Ja hästi lühidalt kokkuvõttes, et kui spordis on meil suurürituste meede nagu töötanud, Rally Estonia on ära tõestanud andmetega. Filminduses on rebate olemas vist Eestis 30%, mis tagasi makstakse, et töötab. Ja tegelikult kõige nagu tugevam haru, kes kõige rohkem Eestis nagu korraldaks, on kontserdid. Minu meelest teil ei ole seda. Et see sama ei ole. Et see ühe ürituse, ütleme nagu täpselt see Live Nations ja Eva töö, mis ta on nagu tegelikult teinud on see visiitkaart täna. Mure on selles, et kontserdi korraldajate hulgas ei ole ühtegi persooni, kes paneks sildi rinda ja tuleks poliitikas ja koha pealt seest ajaks seda. Sest nagu Heidi mainis, et kultuur ja sport on nüüd poliitilised, aga see on mingil põhjusel. Ma jõuan hallini ka kohe. Aga tegelikult see on see, mis selle käivitab. Mihhailile nüüd halli teemal, veel kord 10 aastat sama juttu kuulata juba tüütab ära. Tegelikult on valitsuse või selle koalitsiooniga loodud ju 2 eraldi fondi, mis reaalselt nagu üks on eraraha kaasamise fond ja teine on spordiehitiste fond, mis ei ole ainult nagu spordimaja, nagu oleme rääkinud.
ongi käivitatud, ongi loodamas finantsmehhanism siin, et me enam ei räägiks ka 10 aasta pärast, et oleks vaja. Euro, loomulikult saab seda kiirendada, aga tegelikult on vaja päriselt mingeid samme astuda, neid samme on nagu astutud, leitud ka võimalik rahastusmudel, vähemalt proovitud, nagu ka Kaarel ütles, et proovime vähemalt, aga see sama hasartmängumaksu disain, mis tegelikult on üks kindel nagu mingigi tegevus, mis sinna suunas meid tegelikult viib. Et lihtsalt rääkida nagu päevas päeva sama juttu. Aga mis seis meil siis praegu on? Hästi ühe lausega pealkirja tasandil. Pealkirja mõttes ei ole vaja öelda, et homme ehitame. Süsteem on loodud koos kontserdikorraldajatega, konverentsikorraldajatega, spordiinimestega, käiakse, tutvutakse, viiakse kurssi, leitakse sama ühisrinnet nüüd veel kord poliitiliselt põhjendada. Et kui täna 10 aastat tagasi mina selle teemaga alustasin, siis peamine mure oli see, et aga Saku Suurhall on ju pankrotis. Ei tohi, see käis ja see tegelikult... No nüüd me oleme 10 aastat edasi ja olemegi, aga sellepärast ongi, et see Live Nation, see kõik on tõestanud, et nad võtavad neid ise opereerida neid asju, et need on majanduslikult kasulikud. See tendents on minu meelest nagu murtud täna ja me oleme nagu ühe sammu edasi. Aga see, et raha seina sees tuleb, ei tule, on vaja leida rahanduslikud nagu reaalsed katted asja. Ma annan kultuuriministrile sõna, et kuidas ministeeriumi poole pealt see vaade on? Tanel rääkis ju selle põhilise ära, et Mihhailile ma ütlen, et ma ei ole kindel, ma pean järgi vaatama, et millised need Euroopa rahad küll on, mille investeeringu nii-öelda toetuse suund ja siht võiks olla universaalhalli ehitamine Eesti Vabariigis. Et siin on suur küsimärk, et kas see tegelikult ikkagi, kas need rahad nagu kohalduvad sellise taristu nagu arendamiseks. Ma kahtlen ausalt öeldes. Aga meil on, kui ütleme niimoodi, et me kõik saame aru, et seda on tarvis. Praegu on need hasardi disainimisega või see kaughasardi disainimisega see nii-öelda lahter loodud, kuhu need tulud peaksid siis laekuma, kust seda ehitusraha me koguma hakkame. Sinna juurde, lihtsalt praegu siin istudes ausalt öeldes ma saan ühe variandi veel nii-öelda ära kirjeldada, mis meil Kultuurkapitali juures on kõikidest kõikidest aktsiisidest siis laekuv tulu, mis kulkasse läheb, mille eest ehitatakse praegu, Rakvere sai valmis, filmipaviljoni hakatakse ehitama, Estonia on ootel, Narvaga me ei tea, mis saab. Seal oli vahepeal nii suur jääk, et sellest jäägist me saime siis investeerida siis telemaja ehituseks, stuudiokompleksid, aga sinna koguneb kogu aeg, nii et põhimõtteliselt saab nagu kombineerida ka seda Kultuurkapitali ehitiste raha selle nii-öelda selle liigiga, mille Tanel ja see koalitsioon on välja mõelnud. Sest vastab tõele, et raha ei tule seina seest ja kui me Kultuuriministeeriumi kinnisvaraparki vaatame, siis minu üle juba tehakse nalja nagu, et palju sul neid maju vaja on. Aga kas riik oleks siis valmis ise ehitama, et see võtaks siis mitte erasektor, vaid ikkagi erasektoris? See tuleb ikkagi teha kombinatsioonis, aga ega Tallinna linnal ma pean ütlema, et ei ole täna ka selgust täit, et mida nad siis tahavad. Et minu laua taga on käinud inimesed, kes räägivad teistest asjadest, neil on paberi peal 3 sõna pandud, Suurhall ei ole nende hulgas, et seal on teised taristu nagu prioriteedid. Et siis tuleb kokku leppida, et mida siis on tarvis, kas on tarvis ujulat, kas on tarvis linnahalliga tegeleda, kas sellest linnahallist saab Suurhall või selline universaalhall või on mingisugused muud. Ma korraks annan sõna saali, palun saalist sõna. Ja ma lihtsalt kuulan neid mõtteid ja kõik on justkui õiged mõtted, aga pikad ja lohisevad ja lahendus nagu ei ole, et ehitaks selle areeni ära, et Leedus on ehitatud, Leedus on 15 000 areen olemas. Kes seal ehitas, kas sa oskad öelda, et kuidas seal see... Ma ausalt lõpuni ei tea, kuidas see seal rahastatud on. Ja Leedus peale Covidit alandati käibemaks, Kaarile vastuseks kogemus on olemas, töötab. Hispaanias sama kogemus on olemas, töötab. Ehk et ehitame selle halli ära, alandame käibemaksu ära ja asjad lähevad tööle ise. Aitäh. Ma täiendaks ainult seda, et muidugi on erinevad vajadused valdkonnas ja täpselt samamoodi paralleelselt me räägime ka linnahallist, et see ei tähenda seda, et see on nagu kaardilt maas. See ongi, Mihhail kasutas sõna ökosüsteem, selle ökosüsteemis on erinevad etapid, et sama oluline on Paavli kultuurivabrik ja sama oluline on see Suurhall ja loomulikult kõik inimesed ei lepi kokku, et meil kõigil on ühte seda sama asja vaja, aga meil valdkonnal on neid erinevaid etappe vaja, muidu me oleme kasvutakistuse ees. Slaid on korraks
Tampere talo näide, ma tean, et Tanel Tein ja vist olümpiakomitee seltskonnaga käisite Tampere talos ja Mihhail Kõlvart oli seal ka. Hea näide sellest, kuidas üks kultuurikeskus on pandud tööle niimoodi erinevate teenustega. Te näete, kuidas aastatega see käive ja külastused tõstavad ja võti on selles, et nendes kohtades peavad olema profitiimid. Linnahalli loomulikult ei saagi rannida Tallinna linn, seal peab olema valdkonda ekspertidest meeskond, kes paneb selle multifunktsionaalse kultuurikeskusena tööle. Siis ta saab kasvada nagu Tampere talo, kus on vähem inimesi elab kui Tallinnas. Aga fakt on see, et Tallinn kasvab. See lihtsalt on pöördumatu fakt, meil lihtsalt pealinnad Euroopas kasvavad, seega nagu, see perspektiiv on ju olemas. Igastahes praegu ma saan aru, et linn ja riik omavahel ikkagi kokkulepet selles osas ei saavuta ja ei ole midagi reaalselt plaanitud, on ju? Ma ütlen endise ajakirjanikuna ka, et palun natuke tagasihoidlikumalt nagu neid selliseid statemente. Ma lihtsalt sain teid kuulates niimoodi aru, et ma täpsustangi see. No lihtsalt ma ütlen, et me oleme omalt poolt nagu justkui selle kanali loonud rahastamiseks. Me oleme välja öelnud, et universaalhalli on tarvis. Aga ma ei ole Tallinna käest nagu seda kuulnud, et universaalhalli on tarvis. Kui ma nüüd kuulen ja Mihhail siin kõrval ütleb, siis mul oleks selle üle hea meel. Aga minust Mihhail ütles seda. Nii palju kui mina tean. Mihhail tahab linnakut. Ja, just. Aga iga linnak algab esimesest majast. Nii palju kui mina tean, juba eelmine linnavalitsus vastava signaali riigile on andnud, aga jutt ei ole ju signaalist. Et mina lihtsalt, kuna paluti, siis mina rääkisin väga konkreetselt, millal see aken teoreetiliselt tekib, siis et aken tekib käesoleval aastal. Et see reaalne raha on olemas, tuleb lihtsalt poliitiliselt otsustada. Ja Tallinna, ükski omavalitsus seal hulgas ka Tallinn ei suuda investeerida 150 miljonit praegu ühele objektile. See koostöö on lihtsalt vajalik. Ja riik lähiaastal kuskil seda raha ka ei leia, kuna on olemas teised prioriteedid. Nüüd täna on see täiendav ressurss olemas, see raha, mis tuleb Euroopa Liidust. Ma sellest räägin. Väga konkreetne asi, küsiti, ma vastasin. Nüüd Tallinna puhul lihtsalt see pilt peab olema laiem. See tõepoolest minu arvates see peaks olema linnak, see toetaks sektoraalselt ka selle superhalli kontseptsiooni, see tooks siia täiendavalt äriressurssi ja seda oleks võimalik ära teha koostöös riigi ja erasektoriga. Siis tuleksid ka erainvestorid, kui me suudaksime näidata nagu plaani, kuidas see asi sünergias toimib. Väga hea, ma usun, et te suudate selle panna, kui see võtate enda südame asjaks sellepärast, et ennem kui me siin sisse juhatus kuulasime, siis kõik saavad õigesti asjadest aru. Ilmar, palun sulle sõna. Ja ma tahtsin ütelda, et see, mis ma kuulen, see ju näitab, et tegelikult kõik siin toolidel istuvad targad inimesed teavad seda asja, kuidas tuleks teha täpselt sama hästi kui enamus, kes saalis istuvad. Võib-olla kõik ei tea, aga nüüd me teeme kõik ühtemoodi. Aga siis jääb see alati see suur küsimus, et aga miks siis ei tehta? Et kõik saavad ju aru nii hästi nii eesmärgist kui ka sellest, kuidas seda teha. See, et tuleb kombineerida erinevaid rahastusallikaid, see, et seda tuleb ehitada kompleksselt, sellepärast, et kõik need muud letid tekitavad seda lisatulu. See on see, mida õpitakse ju vastavate kõrgkoolide esimesel kursusel. Aga sa tead vastust, miks seda ei tehta siis? Aga muidugi tean, sellest ma just alustasin. Ja alustasin sellest, et praegu kõige suurem surve riigi poolt on see, et kuulge, meil on võib-olla ikkagi vaja rahandus saada kuidagi korda. Ja see, kui riik aastaid kogub seda võlga, see ühel hetkel hakkab väga kallilt meile kätte maksma. Tõsi, need Euroopast aeg-ajalt avatakse uusi fonde, täiesti ma möönan, et see võib olla mingisugusel hetkel selliseks aknaks, siin ma ei taha vaielda, sellepärast ma täpselt ei tea, millisest fondist või aknast sa räägid, aga... Vaata, asi ei ole isegi selles, et see raha kuskil tuleb. Asi on selles, et peab, ja ma jälle tulen selle juurde tagasi, et tuleb lähtuda sellest, et see on majandusinstrument. Et me praegu investeerime
ja me saame aru, et 10 aasta jooksul me saame raha tagasi ja veel pluss selleks me saame ka majandust elavdada. Ja see on see ka selle sama ekspordi osa. Vot see on see mõtteviis, majandusmõtteviis, et see on investeering, tänu millele me saame raha teenida. Ma olen sellega iseenesest väga nõus ja ma loodan, kuna ma olen see nagu hetkel isegi mitte Riigikogus ja väga kaugel asjadest, aga siiski Tallinnas ma hääletaksin 2 käega, aga mingisugune skepsis tuleneb meie senisest toimimisest. Seesama filmilinnak, no ma mäletan 15 aastat tagasi, kui sellest hakati rääkima, mis puutub Ringhäälingu majja, siis kui mina olin seal majas veel töötasin, 2003. aastal oli esimene analüüs, mis ütles, et kui me ei ehita uut maja, siis vanade majade pidev kapitaalremont igal juhul läheb kallimaks. Ma arvan, praegu oleme kapitaalremontidesse pannud 2 korda selle maja hinna, mida me praegu ehitame. Ja selles suhtes ootamatu valgustumine, kus me leiame selliseks iseenesest täiesti ratsionaalseks kontsertlinnakuks raha, see oleks muidugi super. Aga siit, mis plaanid on linnahalliga Tallinna linnal? Et linnahallist on ka räägitud ja aastad erinevaid plaane on olnud. Okei, koroona tuli peale, mis tõmbas ühe väga suure plaani maha, aga kas linnahalli korda tegemine enne linnakut on praegu päevakorras? No vot, see ongi see koht, kus tahas alustada Have a Dream. Et minu arvates see on unikaalne koht, kus võikski see linnak tekkida. Kas see on superhalli koht või kontserdimaja koht, no see on eraldi arutelu. Aga see on unikaalne koht, kus saab seda laiemat sünergiat tekitada sealhulgas ka vanalinnaga. Et saab tänu sellele ka mis on reaalsed plaanid praegu linnahalliga? Elavdada nagu vanalinna. Et täna kuna on olemas väga kindel seisukoht, et seda tuleb taastada ja me sinna investoreid ei leia, see on reaalsus, siis riik sinna raha investeeri, linn seda tänaseks tõenäoliselt samamoodi 120 miljonit lähiaastatel ei leia, siis ma arvan, et reaalsus on see, et me tasapisi ootame, millal see laguneb. Sest julgust otsustada, et perspektiivi ei ole ja tuleb ja tuleb tegelikult terve ala nagu arendada uut moodi. Ma arvan, et sellist julgus meil kahjuks täna ei ole, aga see võiks olla see nagu lahendus, et kuni selleni välja, et uus linnahall, siis oleks võimalik ka erainvestoreid nagu leida. Praegu nagu ausa vastus on ebameeldiv, ma ise olen linnahalli fänn praeguse arhitektuuriga. Aga praegu ausa vastus on see, et selleks, et renoveerida samal kujul, lähiaastatel raha leida, mina küll allikat ei näe. Et Helen, tahad? Ja, just. Aga ennem kui me kohe maksudeni jõuamegi, on, kui Tallinn ja riik siin oma vahel leiavad ühist aega, kas Tartu teeb juba selle suurhalli ära? Mis Tõnis räägitakse Tartu peal põnevaid asju? Ega seal ei ole oodata, et tuleb suurhall? Väga õige, ma kuulan seda Tallinna juttu ja siin aetakse Tallinna asja ja minu jaoks Tallinna asi muutub atraktiivseks siis, kui ma saan aru, et see on ka Eesti asi. Kahtlemata Tallinnas tuleb asju arendada. Nii kaua, kui see on justkui ainult Tallinna asi, kõik objektid ja linnahallis oli siin julge idee, sul ka Mihhail ja Paavo Nõgesel, et teha sinna Tallinki kaubamaja. Aga majanduslikus mõttes see leping võib-olla töötab siiamaani, on ainuke leping, mis seal peal on. Aga majanduslikus mõttes näete, tulid heitlikud ajad. Nii et, aga Tartus ei ole praegu veel. Aga Tartus heitlikku aegu ei ole, meil läheb kõik väga hästi. Mis puudutab Tartu võimalikku halli, siis asi pole niivõrd ainult hallis, vaid selles, et kui te Vabariigi Valitsusega siin asju ajate, siis Vabariigi Valitsus peab tegelikult mõtlema kogu Eesti peale. Ja siin on siis teiste omavalitsuste ja muude kantide hääl ka oluline. Loomulikult investeeringud Tartusse, siin Live Nation muidugi läheb selle peale ilmselt ähmi täis, et kuidas, et seal pole inimesi ja ei tule kuskilt juurde, aga tegelikult me ei võtaks seda laua pealt maha ja Tanel selle asja ajamisel ka sellest paljuski alustas.
nii et jah, see on üks konkureeriv koht. Tartu, ise võin lubada, Tartu on ennast muidugi selle siuruga natukene siin kinni mänginud, aga me oleme koalitsioonileppesse pannud, et kui asi tegelikuks läheb, siis võtame väga tõsiselt sellest arutelust osa, et võimalik suur hall tuleks ka Tartusse. See on minu lühike vastus praegu. Tõmbame sellele teemale joone alla, vabandust Kaarel, aga meil on üks väga-väga tuline teema veel üldse lauda võtmata, mida me oleme riivamisi puutunud. Need on maksud. Palun meil siis slaid, mis näitab meie käibemaksu olukorda kultuuriüritustele. See on väga informatiivne. Nii, palun vaadake, kus on Eesti, kus on teised. See on see ärikeskkond, kus Eesti tegelikult konkureerib oma lähiriikidega. Ja siin on ka vastus kindlasti ka sellele, miks need suurkontserdid ei ole Eestis, vaid on meie lähiriikides. Et siin on olnud juba väiksed laused selle kohta, kas saab maksusüsteemi hakata muutma või mitte. On häid näiteid, on halbu näiteid vist ei ole kuskil, et kus maksusüsteemi oleks muudetud ja pärast seda kultuuriüritustel oleks halvasti. Jah, meil on automaksu jama kõigil väga eredalt meeles, aga ärme ühest veast suuri järeldusi, et üldse maksudega ei saaks midagi võtta, et siin tuleviku 100 aastal, mis Eesti riigil ees seisab või veel 200 aastas. Nii, aga kuidas siis see sõnast, kas tahab keegi saalist kõigepealt veel kommenteerida enne, kui me lähme maksude? Ei taha, lähme kohe juurde. Nii, millised on teie seisukohad? Kas Eestis ja kuidas me peaksime seda käibemaksu muutma kultuuriüritustele? Jah, Mihhail, sul on sõrm püsti, palun. Ja, esiteks meil peaks muutuma arusaama maksudest, et maksud ei ole mõeldud ainult selleks, et raha korjata ja tegelikult mõnikord, mida suurem on maks, seda väiksem on riigi sissetulek. Et me oleme seda ka viimase paari aasta jooksul ka näinud. Nüüd mõnikord maksude osas on ka selline lähenemine, et tuleb arvestada sotsiaalaspektiga, ehk siis see sama toiduainete käibemaks, ma ei lähe sisse. Et ma lihtsalt räägin nagu printsiibist, et on olemas sotsiaalne aspekt, on olemas peamine eesmärk, riik vajab raha, aga on olemas ka jällegi majandusinstrumendi aspekt, ehk siis alandame maksu selleks, et rohkem raha saada. Ja see on kalkuleeritav tegelikult. Et üheks probleemiks muu hulgas selle maksusüsteemi muutmise puhul oli ka see, et keegi ei ole analüüsinud tagajärjeid ja ei ole analüüsinud ka maksude koosmõju. Me ei ole analüüsinud iga maksu mõju, aga ei ole analüüsinud ka koosmõju, see on ka väga oluline. Ja ma millegipärast arvan, et selles ringis eksperte, päris eksperte ei ole sel teemal, aga kontseptuaalselt mulle tundub, et kultuuri, muusika valdkonnas, turismi valdkonnas, mis on eriti võib-olla asjakohane, lihtsalt tuleb lähtuda sellest, et kuidas maksu alandamisega me saame raha juurde. See on see mõte tegelikult. Tänu sellele, et sektor areneb ja tänu sellele, et sektor areneb, muud teenidavad sektorid saavad ka tööd rohkem. Ja sellel on majandusefekt. Ja kui siia tuleb rohkem inimesi, tegelikult see ongi eksport. Kui siia tulevad inimesed, nad toovad raha väljaspoolt. See, et inimene ostab endale kaupa mitte Mustiga keskuses, vaid Rocca al Mare keskuses, selle majandusmõju on 0. Aga see, et inimene ostab Rocca al Mare keskuses, mitte kuskil Londonis. See on väga suur mõju. Ja see on väga suur mõju. Ja see ongi eksport. Ja tegi oma raha ära, just. Ja kui me soodustame seda maksusüsteemiga ja tänu sellele rohkem inimesi siia tuleb üritusi vaatama, hotelle kasutama, restorani kasutama, siis seda rohkem on ka suurem on kasum ka eelarve. Tanel ja siis Helen. Ja, ma proovin hästi konkreetselt püsida teemas. Et ühelt poolt käibemaks on meil absoluutselt
2024 maksimumpiir käes juba, et keegi tõstma enam ei hakka igaks juhuks. Sisetarbimise mõttes loomulikult kohapealse kultuuri osas, et rohkem kultuuri tarbida, oleks vaja langetada. Ja mina isiklikult olen väga erisuste pooldaja, sihitud erisustega. Aga ma korra toon selle ekspordi asja ikkagi nagu mängu uuesti. Et kui väliskülastaja tuleb siia, kas teda, seda saab Eva ja Live Nations öelda, mõjutab see käibemaksel pileti hinna sees. Ma pakun, et 100-eurose pileti puhul 10 eurtsi siia, kui me laseme 10% alla. Üks asi, arutele koht. Aga veel kord teine, et see sihitud teema, et see sama rebate nagu kontserdi üritustele, et võtta ära riski korraldajal. Ehk kui te korraldate midagi, mis töötab, toob riigile tulu, te saate nagu rebate'i. Minu meelest on see nagu äriliselt loogikast vaadates nagu parem, sest ma jõuan kohe nüüd see algus jällegi, senikaua kui kontserdi korraldajad ei pane kedagi nimesilti rinda ja poliitikasse ei lähe väga konkreetselt seda ajama, ei pruugi see lihtsalt juhtuda. Ma väga pooldan sihitud nagu tegevusi ja nagu selles mõttes võib käibemaksu alandada ka. Helenal on kommentaar, palun Helen. Ma tahan selgitada, kuidas käibemaks mõjutab kontserdi riskiotsuse tegemist. See hakkab sealt, et kui su käibemaks on 9%, sa saad hulgaliselt palju rohkem kontserte korraldada, sest et su riskitase on teine. Me ei saa kliendi arvelt piletit tõsta, sest siis kliendid ostavad vähem. Ja nüüd Eestit tabab 2 halba lööki praegu. Me tahame toetada turismisektorit ka, et ta ei oleks hooajaline. Hetkel me saame teha suurkontserte ainult suvel lauluväljakul ja see on eriline, et meil on lauluväljak, see on mega, aga see on 3 kuud aastas. Ja teiseks, palun vaadake süvenenult seda listi, me ei püsi rahvusvahelises konkurentsis. Me võitleme tegelikult üle-euroopalisel globaalsel turul. Me ei saa konkureerida oma kallite kolleegidega, kui meil on ainult suve kontserikorraldusvõimalus ja meil on selline võrdlus teiste riikidega. Me kukume konkurentsist välja, me kaotame. See on hästi lihtne. Ja lihtsalt veel kord, ma ei olnud selle käibemaksu kaitse, aga samamoodi, kui me alandame näiteks 13 peale, siis ta 100% kunagi ei kandu üle, et 13% või 11% läheb piletihind odavamaks. Ta ei lähe, ta tegelikult on ta operaatori, et just me peaksimegi operaatori kindlustama, et ta saaks rohkem üritusi ja läbi selle rohkem üritusi Eestis. Ja palun veel saalisena. Ja, et täiesti õige. Piletihind ei lähe 1 euro võrra odavamaks, kui käibemaks langeb nendel suurkontsertidel. Aga need kontserdid toimuvad. See ongi see point, et tegelikult kui näiteks see sama AC/DC näide me võitlesime viimase hetkeni Kopenhaageniga. Ka see, et me müüsime selle 22%-ga on ju mitte 24%-ga, kuna kontsert toimus küll, siis kui oli juba 24%-ga piletid olid müüdud varem. Kui see 2% oleks olnud otsas, me oleks võinud selle kaotada. Ehk et, ja siin on see küsimus, mis ma juba enne tõin. See sama üks kontsert tõi meile 30 miljonit sisse ja me räägime nüüd sellest, et kas me maksime 1,5 miljonit käibemaksu või me maksame siis sellest umbes pool. Ehk see kokkuvõttes tegelikult toob Eesti majandusse ikkagi nagu väga oluliselt raha juurde. Aitäh. Tõnis, palun. Jah, seda tasaarvelduse süsteemi ka kontserttegevusele laiendada, seda ma ka alguses ühe variandina pakkusin, aga mul on tunne, et me oleme siia jäänud, kuigi me räägime maksupoliitikast ikkagi selle ekspordi teema juurde väga sügavalt sisse. Käibemaks ei mõjuta mitte ainult seda kontserdikorraldust, mis on nii-öelda välisturistile või väliskülalisele suunatud, vaid tegelikult ka meie sisest kontserdikorraldust väga tõsiselt. Ja selle tõttu loomulikult, kui me oleme siin konkurentsid, me näeme, mis on juba toitlustusturul, majutusturul, et me oleme ütleme Euroopa kõrgel hinnatasemel, väga raske on midagi korraldada. Ja meie oma inimesed võõrduvad niimoodi, võib öelda küll, et teatripileteid müüakse, aga tegelikult kuskil tuleb see võimekuse lagi ette. Et tegelikult siin kas või operatiivselt mingiteks aegadeks käibemaksu taseme alla toomine mingile normaalsele kultuuri toetamise tasemele, nagu teised riigid on seda teinud, tuleks ära teha. COVID-i ajal oli see teema, aga selle tuleb uuesti võtta, sest me seda kultuuri tarbimist, mis meil on hariduslik samamoodi Eesti sees, kaotame, kui me mõtleme ainult väga suurtele asjadele. Kultuuriminister. Kas on lootust, mis valitsuse seisukoht on? No ma kuulan seda debatti ja mõtlen, miks siin ei istu Sven Kirsipuu.
miks siin ei istu Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist keegi, kes on maksueksperdid konkreetselt, kes on arvutanud, kes on kas või selle Suumuu mudeli välja töötanud, mida nüüd tehakse ümber, et seda täpsustada, et see oleks paremini arusaadav ja vastaks vajadustele, et kuidas selle käibemaksu tõttu või siis käivete tõttu, kas raha tõstetakse ühest taskust teise või seda raha tuleb reaalselt juurde, mis see vahe on. Aga milline on Kultuuriministeeriumi või sinu seisukoht? No mina ausalt öeldes tervitan seda debatti, kindlasti tuleb selle peale mõelda, aga siin ma olen Mihhailiga nõus, mida ta enne rääkis, kui üldiselt ühiskondlikult vaadata, et kus see ühiskondlik õiglustunne maksuerisuste koha pealt tekib. Kas see on toiduainete käibemaks, kas see on turismile, kas me saame seda komplektis vaadata? Et see tuleb enne kokku leppida, et praegu, mida riik on saanud teha, ja ma ütlen, et vaadates ka Heleni otsa, kelle tegevustoetus on tõusnud päris palju, et me oleme toetanud just nende toetusmeetmetega, mida küll kritiseeritakse, eks ole, et aga ilma nendeta on ikkagi ka päris keeruline üritusi korraldada. Festivale korraldada Tallinnas või Narvas, eks ole, või suurüritusi või spordisündmusi, et nendesse meetmetesse me oleme pannud raha juurde, me ei ole sealt isegi ära võtnud, et seda kokkuhoiust säästa. Nii et praegu me kompenseerime, just kui ma ei räägi nagu Live Agency näitest, eks ole, kes muidu said ka nagu seda käibeka kompensatsiooni mingit aega tagasi. Selline toetus oli olemas. Aga kas praegu ka see toetus on olemas? No see millalgi oli küll, jah, ma ei mäleta päris, siis mina ei olnud veel... Kuidas palun? Mille kasuks see toetus töötas siis? Ühesõnaga, toetuste sealhulgas ka rebate'i probleem on see, et nad on piiratud mahus ja nad ei ole 100% ette ennustatud. Ehk jah, me saime mõnele kontserdile ka 200 000 eurot toetust, on ju. Aga tegelikult riskiotsust tehes me 100% sellega arvestada ei saanud, sellepärast, et meil ei olnud kindlust, et me selle raha saame. Ehk et see on justkui nagu tore, aga... Et oleks vaja pikaajalist mingisugust meet. Meil oleks vaja kindlust, et me selle raha saame. Et nagu filmi rebate'is on samamoodi, et tegelikult on mingisugune summalagi ees. Enamasti küll jätkub, on ju, aga vahest saab otsa. Kui meil ei ole kindlust, et me teeme täna pakkumise aastaks 2027 või 2028, siis me peame teadma, et me selle raha saame. Kui me seda ei tea, siis see on meile kingitus. Nende toetuste üks negatiivne või selline kitsaskoht on kindlasti see, et kuna riigieelarve käib aasta algusest aasta lõpuni, eks ole, et meil on majandusaasta, et sellepärast me ei saa, meil ei ole seaduslikku alust nagu pikaajalisi lubadusi teha, et riigieelarve strateegia raames või mingite raamkokkulepete raames seda saab teha. Ja seda on ka tehtud, aga ikkagi on need nagu mingid toetusvoorud. Heidi, ma täpsustan, et kas ma saan õigesti aru, et praegu näiteks sina kultuuriministrina ei ole tegemas ettepanekut, et võiks kultuuriürituste käibemaksu määra vähendada? Mina tervitan seda debatti, kordan üle, kindlasti. Ma lihtsalt korra veel ütlen, et see toetus sellisena on kõige halvem sellepärast, et seal on seda veel õiglust sisse raske kirjutada, et see 200 000 ühel juhul on suur abi, teisel juhul ei ole. Rebate on parem, sest ta töötab kindla protsendina, aga tegelikult efektiivne mõju ju eelarvel on sama, et miks me seda käibemaksu siis ei muuda. Ühe lisanduse ma tahaks öelda, et kuna homme on meil valitsuse istung ja me tõstame filmivaldkonna seda tagasimakse protsenti 30 pealt 40 peale. Et see on ausalt öeldes täitsa suur samm minu jaoks ka. Ja siin on meile ka vihjeks üks väga oluline teema, mida praegu väga ei saa enam puudutada, aga et jah, et kultuur samuti erisoodustuse vabastuse alla nagu sportki, et see oleks kindlasti, mida valdkond väga ootab, et see tooks raha juurde. Et kas selles osas on mingisugust lootust? Ja palun, Tõnis?
no vaat jah, siis kui me kõik võitlesime selle eest, et nii-öelda isiklik kehaline aktiivsus inimestel saaks premeeritud, et tööandjal oleks võimalus erisoodustusmaksusse sportlik tegevus, siis mina töötasin kultuuriasutuse juhina ja minu inimesed küsisid, et noh, kõik ei taha fitnessis käia, et arhivaarid ja kes seal olid, küsisid, et kas võiks hoopis kontserdidel ja teatris käia. Et iseenesest suurel hulgal inimestest on see ka, see vajadus olemas, et seda võiks samamoodi arutada, see on nüüd tähelepanu alt välja läinud, mis ei tähenda seda, et see sportliku tegevuse toetamine oleks kuidagi kurjast. Et see on kindlasti väga hea. Spordifilmi vaatamine popcorni süües. Nii, Kaarel. Ma arvan ka, et need teemad, mis siin nagu tegelikult said nüüd läbi kapatud ja mõnes kohas kuidagi väga õhku jäid, siis need on kõik olulised järgmise aasta debatid, sest ma arvan, et aasta jooksul siin suurt midagi ei muutu, põhimõttelist otsuseid enam ei tule, aga aasta pärast hakkavad nad tulema, võiksid hakata tulema. Ausalt öeldes mind nagu praegu üllatas see veendumus või nagu resoluutne väide, et kultuurisündmuste käibemaksu alla tuues ei väheneks kontserdipileti hind sentigi, siis Live Nation näitel. Ja selles mõttes see on nagu huvitav teema edasi, sellepärast, et tegelikult me näeme seda publiku vaatest või siis nimetatud kultuuritarbijate vaates seda, et kaugeneb, kogu aeg kaugenevad ka võimalused ja ootused teineteisest. Meil tegelikult nagu inimesed väga tahavad käia jätkuvasti kultuurisündmustel, need on läinud väga kalliks viimaste aastate jooksul ja selles mõttes see majanduslik küsimus muutub publiku vaatest aina nagu olulisemaks. Ja mingis mõttes selles olukorras, kui ma nüüd olen kuulnud, et kontsert senti odavamaks ei lähe, siis vaat see meede, mis siin viimasena laua peal on, siis siin ma näen küll seda, et see on tegelikult, selle mõju on tõenäoliselt nagu suurem kui see, et ta nagu tundub või et see, et on väike maksuvabastus sellise tööandja poolse toetusena või nagu võimaldamisena. Ja mis aitaks inimestel käia kultuurisündmustel. See võib olla midagi, millest me tegelikult väga-väga tunneme puudust. Nii, meil on aeg täiesti lõhki. Meil võiks olla siin 1-2 veel. Ma arvan, et diskussioon läks aina tulisemaks, aina huvitavamaks ja sisukamaks. Et ma praegu tänan kõiki, aga ennem küsin Helen, kas sa tahad öelda või tahad seda meid katkestada? Ma tahtsin markeerida ära üks teema, mis ei puudutamata loovisikute sotsiaalsed garantiid. Me ei jõua sinna, aga lihtsalt, et me ei unustaks ära, et see on ka väga oluline osa sellest diskussioonist. Ja tahtsin veel kord rõhutada üle, et see käibemaksu soodsam protsent just nimelt see ei ole mõeldud ainult suur ja Tõnisel väga õigus, see ei ole lihtsalt nende areenikontsertide jaoks, see on täpselt see, mis seda mitmekesisust meis kultuuris hoiab, isetekkelist mitmekesisust, need, kes ei taotle, need, kes ei tee, need, kes on väikestes klubides, muusikud ise, see tõstab võimalust tegeleda kultuuriga nii tegijatel kui osalejatel, see teeb kultuuri kättesaadavamaks ja mina 100% ei ütle, et pilet ei lange, see lihtsalt madaldab korraldaja riskiotsust, see teeb selle kättesaadavamaks, see on minu arvates see peamine punkt selles. Ma tänan teid kõiki, ma tänan kuulajaid ja palun teeme neid diskussioone veel, sest see on väga oluline, mis me siin täna rääkisime. Aitäh kõigile ja kohtumise saalis.